kõik, millest energia toodetakse, mõjutab keskkonda. Olgu see tuulepargi rajamine, põlevkivi põletamine või tuumaelektrijaama ehitamine. Küsimus on selles, mis neist on kõige keskkonnasõbralikum. Ja üheks võimaluseks seda keskkonnasõbralikkust hinnata on vaadata selle elektritootmise süsiniku jalajälge. See tähendab, kui palju süsinikku tekib selle elektrijaama ehitamisel, töötamisel ja hilisemal demonteerimisel. Tuulikud ise oma töötamisel CO2 ei tekita nii nagu fossiilsetel kütustel põhinevad elektrijaamad. Küll aga tekib CO2 tuuliku ehitamisel ja tuuliku tootmisel. Uuringud näitavad, et tuulest elektri tootmise süsiniku jalajälg on 4 korda väiksem kui päikesest energiat toota, üle 40 korra väiksem kui näiteks kivisütt põletada ja üle 100 korra väiksem kui näiteks põlevkivi põletada. Lihtsustatult võib öelda, et kogu tuuliku elutsükli jooksul tekkinud süsiniku jalajälg toodetakse tagasi vähem kui aastaga. Kuivõrd tuuliku eluiga on 25–30 aastat, siis tähendab see seda, et me saame 29 aastat puhast elektrit. Eestis tekib enamiku süsiniku emissioonist energeetikasektorist ja seda põhjusel, et me põletame põlevkivi. Mida rohkem me saame toota taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit, seda vähem peame me põletama põlevkivi. Fossiilsete kütuste põlemisel saadud elekter ei ole jätkusuutlik ega konkurentsivõimeline ja seda nii energiajulgeoleku kui ka kliima aspektist lähtuvalt. Ja ka tulevikus on fossiilsetel kütustest põhinev elekter rahaliselt kallim. Tuulest elektrit toota on kõige keskkonnasõbralikum ja kõige soodsam viis.